Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Kes meie varasemaid episoode kuulanud on, siis see teab, et reisidest rääkides me jõuame peaaegu alati ka toiduni. Mõnes saates põgusamalt, mõnes kohe päris süvitsi. Sest ega ju reisimine kulgebki ju suures osas just läbi maitseelamuste. Tänases saates keskendume siis ka maitsetele, aga seekord hoopis joogile. Ja nimelt siis ühele joogile, mis on oma olemuselt väga eriline. Võiks öelda, et lausa pidulik ja eksklusiivne. Ja selleks on siis šampanja. Loomulikult ei räägi me täna siin ainult sellest šampanjast kui joogist, vaid ka sellest kultuurist, piirkonnast ja kogu sellest elamusest, mis šampanjaga kaasas käib. Ja ühtlasi tutvustame siis kuulajatele ka reise, mis just šampanja või siis veinide ja suurepärase toidu nautimiseks loodud on. Mul on selleks täna siis külas kaks väga toredat vestluskaaslast, kes tunnevad seda maailma võib-olla natukene paremini kui mina. Stuudios on mul siis hea kolleeg, S-Traveli tootejuht Evelin. Tere! Kes on siis käinud mõnel veini- ja gurmeereisil ja kannab hoolt ka siis meie maitsereiside kui toote eest. Ja teiseks külaliseks on mul siis Eestis šampanjakultuuri edendaja ja Champagne Life klubi asutaja Tiina Lepisk. Tere, Tiina! Tere! Ütlesin ma õigesti, et sa oled šampanjakultuuri edendaja? Ma arvan, et nii võib öelda küll, et ma ise vähemalt tahaks nii arvata. Et sinu jaoks tegelikult šampanja ei ole ju lihtsalt selline pidupäeva jook, et see on ikkagi juba kujunenud tõeliseks kireks ja võiks öelda ka, et elustiiliks. Et kuidas sa selleni üldse jõudsid niimoodi? Ja ma arvan, et see kujunemise teekond on tegelikult saanud alguse üldse sellest piirkonnast endast. Ehk et ma arvan, et ma jõudsin ennem sinna piirkonda kui siis selle joogi juurde. Ja see algus sai ühest suhteliselt juhuslikust külastusest sinna piirkonda. Me olime siis perega sellisel Euroopa tuuril oma matkabussiga ja kui ühel hetkel saime aru, et selleks, et Lyonist sõita Belgiasse, on vaja meil üks öö kuskil veeta ja siis vaatasime, et väga äge, et sinna vahele jääb ju Champagne. Mm-hmm. Ja samal hommikul broneerisime siis ööbimiskoha Airbnb's, otsustasime, et see öö siis matkabussis ei ole. Ja sattusime siis sellises vanasse lossi ühe väga imearmsa vanapaari juurde. Kõlab nii idülliliselt. No ütleme nii, et täpselt nii idülliline see oligi, sest et see oli selline hästi armsalt renoveeritud väike külakene. Võib-olla see, ma isegi tegelikult hakkan mõtlema, et see võib-olla ametlikult pole isegi küla. Igal pool olid roosid, nii et isegi meie kaasas olev 4-aastane laps otsustas kõik roosid üles pilistada ja neid pilte oli mul päris korralikult. Sest roosid ja viinamarja, kas need kuidagi on seotud, eks ju? Ja seda ka, aga eks Prantsusmaal üldse on seda roosi ja sellist roosi ilu päris palju ja päris sellises hinnas, sest see käib ka kuidagi sellise luksuslikuma kultuuriga võib-olla või kuidagi enda stiiliga. Aga mis selle asja juures oli märgiline, oli see, et kui me olime siis rõhutan Airbnb's teinud broneeringu, siis me saime vastuseks, et nii tore, et te tulete ja šampanja on juba külmas. Ja jõudsime siis sinna kohale ja nii ka oli ja prantslastele kohaselt nad ju armastavad lapsi ka ja lapsele olid nad siis ka apelsinimahla pannud külma ja kõik oli siis klaasidesse serveeritud. Ja kui me hakkasime siis nendelt küsima, et nad väga hästi inglise keelt ei osanud, mis siis Prantsusmaal suhteliselt tavaline, eriti väikestes kohtades. Ja, aga nad olid väga-väga püüdlikud ja see kirg, mis sealt purssivast inglise keelest välja tuli kogu selle kultuuri ja traditsiooni vastu oli minu jaoks nagu midagi, mis mind sütitas ja sealt me kohe otsustasime, et me ei sõida järgmine päev edasi, vaid me tutvume siis selle piirkonnaga ja see on võib-olla see, kus see lugu algas. Ja see omakorda on see, et ma arvan, et lisaks sellele, et šampanja maitseb väga hästi, siis minu see
armastus ei alanud mitte sellest, et ma sain selle külma šampanja, vaid sellest, kui kirglikult keegi sellest traditsioonist ja kultuurist ja põllust mulle rääkis. Ja sellest siis kujunes välja ka mõne aja pärast selline klubi nagu Champagne Life. Ja no tegelikult on niimoodi, et me käisime siis juba siis mõnes majas, tulime tagasi, hakkasime siis Eestis ka, et et joome siis siin ka šampanjat ja vaata, mis siin on ja saime aru, et väga palju põnevat ei olegi, mida maitsta. ja Champagne Life siis täna on tegelikult 3 maja esindaja Eestis, me müüme šampanjat, meil on e-pood, aga me korraldame siis ka degusteerimisüritusi, erinevaid selliseid õhtusöögiüritusi. Meil on väike klubi, kus ei ole kuidagi öeldud, et mis oskused sul peavad olema, vaid igaüks saab liituda. Ja siis selle klubi puhul on see, et meil on osad üritused, mis on nagu kinnisemad, kuhu me siis saadame nagu kutseid. Ja reise olete ka teinud koos? Ja reise me teeme ka, selleks samamoodi ei pea tegelikult olema klubi liige, me teeme siis avalikke reise, aga rohkem isegi selliseid, kui grupp on juba, et keegi tuleb, et tal on grupp koos, siis me teeme nagu privaatseid reise siis sellele grupile. Okei, ja klubi liikmed on siis juba paljud sellised juba sõbrad, mitte ainult nagu lihtsalt ühe klubi liikmed. Ja no selles mõttes, et eks seal tekib see, et on need inimesed üldiselt, ma arvan, et nagu sinna meie selles klubi osas on tulnud ikkagi need, kes võib-olla naudivadki seda šampanjat kui sellist mitte lihtsalt jooki, vaid kõike seda, mis seal taga on, sest et me esindame väikseid maju pigem ja proovime kogu aeg luua ka siis seda nagu uudsust sinna sisse. Palju teil liikmeid on praegu tänaseks päevaks? Kuskil vist, ma nüüd viimast arvu ei vaata, ma arvan, et kuskil 100 ringis. Päris arvestatav number. Yeah. No väga põnev. Evelin, sina oled siis koostöös meie hea partneriga Prantsusmaal kokku pannud siis meie eelmisel aastal, kus juures väga populaarseks osutunud veinireisi, mis oli siis, issand, kas ma nüüd ütlen selle õiesti, eelmine aasta meil oli 2 reisi, oli siis Champagne reis ja seal meil esimene grupp läks päris ruttu täis ja me sinna lisasime teise grupi juurde, nii et see eelmine aasta osutus nagu ääretult populaarseks, et kui ma ei eksi, siis lõpuks meil äkki läks 18 inimest lausa, et päris suur grupp läks Champagne'i. Aga teine grupp oli meil Loire'i Valley orgu. Julge neid prantsuskeelseid, me just enne Eveliniga kartsime, et issand, kui me peame nüüd hakkama neid šampanjamajasid siin nimetama, see on piinlikkuse tipp, aga okei, sinna me jõuame. Loire'i Valley oru reis oli meil paralleelselt ka samal ajal, mis siis hõlmas siis selle piirkonna veinid ja erinevad need lossid, et see oli ka. Ja sa oled seda ise proovimas ka käinud ja sellest me pärast veel pikemalt räägime ka. Aga milline muidu sinu igapäeva suhe, või mitte igapäeva, aga üleüldse suhe veini ja šampanjaga, kas sa oled ka selline juba kirglik maitse või pigem mitte? No selles mõttes ma olen natukene võib-olla algaja, aga ikkagi järjest nagu selline arenev veinisõber, et eks ta ikka käib nagu toiduga koos, on valged ja punased veinid ja ütleme, et see šampaan on ikkagi rohkem selline pidulikum jook, et jah, arenev. Ei ole ekspert, ei saa päris niimoodi öelda, aga selles mõttes küll, eks ta käib ikka toidukultuuriga koos ja reisimisega käib alati koos, et kõik need maitsemeeled saaksid ikkagi puudutatud. Aga räägime siis, Tiina, sinuga natukene ka nendest põhitõdedest või et kindlasti meil kuulajates ka neid, kes võib-olla päris hästi ei tea, et kuidas siis saab ühest vahuveinist šampanja vääriline jook? Šampanja oma olemuselt on hästi reguleeritud. Üks võib-olla selline nagu kõige alus on see, et Euroopa Liidus tohid sa šampanja kirjutada peale ainult sellele joogile, mis siis on antud piirkonnast tulnud, ehk siis kogu tootmine, kõik viinamarjad, seal hulgas ka rosee puhul
rosee, punane vein, kõik on tulnud siis antud piirkonnast. Mis on tegelikult ju väga väike ala. Jah, see ala, mis siis küll, kui me vaatame nagu maakond, siis maakond ei olegi nii väike, aga siis Champagne põllud on veel eraldi siis saanud siis selle akrediteeringu. See on väiksem kui põhimõtteliselt Muhumaa, nii et see on tegelikult väga väike ja kompaktne ala põldude mõttes. Ja see on võib-olla siis selline nagu kõige põhilisem alus. Sama see ei ole kõik, ehk siis kogu see tootmisprotsess on väga selgelt paigas, sealhulgas siis näiteks see, et millal sa üldse viinamarju korjata tohid, millal sa lõpetama pead korjamise ja nii edasi. Ja kindlad viinamarja sordid, eks ju, millest? Ja seal on kindlad viinamarja sordid, mida siis on 8 tükki, 3 on siis sellised, kust tuleb enamik, ülejäänud on siis sellised, mida nagu segatakse juurde. Ja tootmisprotsess siis võib-olla nagu, ma ei tea, toome näite Proseccoga võrreldes on siis see, et Champagne puhul siis teine käärimine on pudelis, mitte siis terastangis. Ehk siis kõigepealt tuleb siis selline nagu baasvein, ta pannakse pudelisse ära ja seal ta siis läheb käärimisele juba siis nagu teine käärimine toimub siis nagu pudelis. Okay. Et see on ka võib-olla selline nagu üks nagu Champagne meetod, samas seal Itaalias on selle asja nimi siis nagu traditsiooniline meetod, aga jah, et ja kui me nagu mõtleme selle peale, et miks Champagne on kallis, ühelt poolt sellepärast, et seda saab nii väiksest piirkonnast, teiselt poolt ka sellepärast, et ainuüksi see tootmisprotsess on kallim, kui näiteks teha seda siis nagu terastangis, eks ju. Ja kindlasti on neid põhjuseid veel. Koguseliselt ka, eks ju, teda ei tehta nii suures mahtudes kui paljudki veine näiteks. Jah, no juba sellepärast, et kõik sinu tootmine sõltub nii väikse piirkonna saagikusest. Saagikus paratamatult sõltub kliimast ja kõigest sellest, kuidas siis veinimeister on suutnud seda põldu ühel või teisel aastal siis korras hoida. Ja loodus ikkagist on nagu ääretult oluline, sest et eelmine aasta, ma mõtlen korra, et ma olin, vist olingi niimoodi, et ma olin aprilli lõpus, tundus, et kõik on väga hästi ja uuesti läksin siis 6 aja pärast ja siis vahepeal oli olnud ka rahetorm, mille puhul siis hakkas määrama see, et kus ta liikus täpselt, ehk siis need põllud, kes siis said pihta, nende saagile see mõjus halvasti. Et mitte ainult Eestis ei olnud kehv kevad, vaid ka Prantsusmaal. Ja sama need, kes saanud olid väga õnnelikud ja omanikud just rääkisid sellest, kuidas nad siis jälgisid seda, et kas nüüd tuleb meile ka või ei tule ja et see tegelikult nii palju mõjutab. Aga sama selle, kui see rääkida kehvast kevadest, siis eelmine aasta ikkagi loetakse, et need vintage'id, mis siis tulevad eelmise aastakäigu 2025, neid on vähem, sest et saagikus võib-olla ei olnud nii hea, aga kvaliteet oli väga hea, nii et kes saab proovida 2025 vintage'id, siis peaks tulema väga hea aasta. Tuleb kõrva taha panna. Räägime siis sellest ka, et palju neid sellel väiksel alal neid Champagne majasid siis umbes kokku on, tead sa ka? Tegelikult on niimoodi, et ma ütlen, et ei tea täpselt, aga umbes ikka tean, et loetakse, et alla 400, aga päris palju, wow. ja enamus toodangust tegelikult tuleb 100 majast. Ehk siis, kuna selleks, et panna see silt peale, sa pead olema ikkagi Champagne komitees saanud siis selle loa, eks ju, aga sa võid olla ka väike tootja, kes teebki seal oma perele, oma külalistele, et see ei lähegi kuhugi välja, aga sa oled ikkagi nagu ametlikult majana nagu kirjas. Ja kõik ei pruugigi üldse ise kasvatada oma neid viinamarju, et nad ostavad näiteks sisse kuskilt ja miksivad oma joogi ise kokku. Just, et see ongi nagu eraldi level, eks ju, et kas sa oled siis nagu kasvataja või sa oled tootja ja ostad kokku, sa võid ka olla mõlemaid, kui me vaatame, meil on kõige suurem maja meie portfellis on Panier, kes siis osa kasvatab ise, aga ostab ka siis juurde, eks ju. Et selleks, et saada siis oma seda nagu mahtu kätte. Panier on minu jaoks võrdlemisi tundmatu nimi. Mis need kõige tuntumad siis on? Et ma võin ise nimetada praegu suhteliselt Champagne võhikuna Dom Perignon on ju, Moet Chandon
ja Veuve Clicquot vist või need 3 suht oskan nimed. Ruinart ka. Meie valikus. Rohkem ma nagu ei oska. Aga sa oskad kindlasti veel mõnda nagu, mis ikkagi šampanja maailmas nagu ikkagi nagu suured nimed on? No ma arvan, et selles mõttes, et sa põhimõtteliselt ütlesid kõik suured nimed ära ja need, keda ajalugu väga nagu palju välja toob. Seal on oluline teada, et tänases maailmas siis kui näiteks Moet on ikkagist perekonna nimi ja see on perekonnast välja kasvanud, samamoodi siis Clicquot on Lesk, eks ju, Clicquot, mis oli siis ka meil ju Eestis kinodes ka filmina, siis täna nad on üks grupp. Seal grupis on ka näiteks Ruinart, eks ja lihtsalt LVM-is siis on nad kõik nagu koos. Sama selle brändiga erinevad ja ka nagu tunnetuslikult erinevad. No siis Pommery, mida Eestis müüakse väga selline värviline, hoopis teistsuguse vibe'iga, ka nende maja on väga teistsugune, siis Bollinger, James Bondist tuntud. See Eestis kõlab ka veits tuttavalt. Ja teda ikkagi Eestis müüakse ja ta on kõige rohkem siis oma hoo saanud sisse just selle 007 šampanjana, et see, mis veel, Perrier Julier, selline lilleline. Eestis teda millegipärast on niimoodi, et kui Prantsusmaale minna, siis see maja on hästi lilleline ja seal on väga-väga ilus aed, kus istuda ja nii edasi, klaasid on kõik lillelised. Eestis seda lillelist sarja on oluliselt vähem, aga meil teda ikkagist leidub. Ilmselt pole nii tuntud, et kohe haaraks seda. Ja ma arvan, et tegelikult on niimoodi, et kui see nimi võib-olla ei ole, aga kui näha seda brändi, siis kohe nagu tuleb, eks ju. Taitinger, mida meil ikkagist on. See oli see, mida me ennem üritasime siin õigesti hääldada, ei saanud hakkama. Ja mina ütlen kindlasti, ma ei ole nagu väga hea prantsuse keele. Minu hääldused on ka pigem nagu sellised, et eestipärased, eks ju. Ja Champagne Life klubis on siis sinu eelnimetatud juba Panier ja siis Ruinart on ju ja meie Ruinart ei too Ruinarti ja meil on nagu selles mõttes valik ikkagist nagu pigem väiksed majad, eks ju. Meil on Panier, siis on Hattet Sönner, mis on väga väike maja ja siis meil on Leclerc Briand, mis on ka väike maja, aga Leclerc'i puhul on siis see, et tema erisus on see, et ta on biodünaamiline šampanja ja Hattet Sönner on jälle nagu teistmoodi see, et nad toodavad ainult vintage'id, ainult aastakäiku ja ainult Blanc de Blanc ja rosed. Mis mul tegelikult kohe nagu üldse nende reiside ja šampanjamaja külastamistega, mul abikaasa käis, ma ise panin talle kokku, kunagi käis konjaki reisil ja tõi sealt ka mõned konjakid kaasa, aga ka siuke, palju ta sealt kaasa ei saanud tuua, ega väga kalleid nagu ei julgenud ka nagu kohvriga lennukiga, et kuidas sa ise oled toonud või kuidas nagu teil reisidel, kui te käite, et toote, et saadate kulleriga või nagu selle mingi TPD või asjaga või julgete ise tuua või see on nagu siuke jook, ma ei julgeks seda vist panna lihtsalt kohvrisse lennukisse. Ma nüüd ütlen selle oma reisi selle, et mul on kohver alati minnes tühi ja kaasas on mullikile. Aga tegelikult on niimoodi, et tegelikult me ikkagi saadame kulleriga, aga kuna alati on see tunne, et seda tahaks kindlasti kohe maitse, kui koju jõuab ja seda küll ei raatsi sinna kulleriga. Ja teine see on see, et lihtsam on saata siis, kui sa tellid mingit natukenegi suuremat kogused, aga kui ma tahan proovida ühest kohast ühe pudeli, teisest ühe pudeli, siis mul on nii raske seda pärast saata, et tihti me tuleme tagasi ka pühapäeval, siis sul ei ole ka kullerit, eks ju. Kuule, aga müüaks isegi selliseid kohvreid, mis on niised nagu pudelid, kohvrid, kus pudelid hästi sisse panna. Aga väga paljud veinimajad pakuvad seda võimalust, et sa saadki omale saata koju ja kui sa veel reisid grupiga koos ja seal on teisi huvilisi veel, kes sooviksid veinimajast omale veine kaasa osta, et sa saadki juba selle suurema koguse ja kuller toob sulle koju ära selle, et ei pea üldse vaevama ennast, et kuidas ma selle nüüd koju saan. Jaa, väga nõus, et see tegelikult, ma ütlen, et see minu mulliküle on selline naljakas natukene, ma ise ka naeran ja mul reisi aga kulub alati marjaks ära? No alati kulub ja alati, ikka on isegi, kui ma mõtlen, et seekord mis ma siin ikka ja küll me saadame ja teeme, aga siis ikkagist on nagu mõni asi siuke leiad kuskilt väga väiksest poest, näiteks mõtled, et pigem jah, see üksikute pudelitega toomine ongi selline, et lähed kuhugi kuhu iganes poodi seal sisse ja avastad jälle midagi, kuna maju on nii palju, siis sa igal pool niikuinii ei jõua ja nad isegi ei tea tegelikult kõiki maju, et siis on nagu tore.
Aga räägime siis nendest meie reisidest ka ja millistes majades need meie reisid käivad. Evelin, võib-olla räägid natukene nende sisust ka ja et milliseid maju siis saab külastada. No meie oleme ja meil on seal kohapeal Champagne'i siis piirkonnas on väga hea kohalik partner, kellega koostöös me siis need reisid kõik oleme kokku pannud ja keskendunud me olemegi sellele, et saaks kogeda selliseid kuulsaid šampanjamaju ja ühtlasi ka selliseid väiksemaid butiiksemaid maju, et tekiks selline hästi hea ülevaade kogu sellest šampanja kultuurist, erinevatest šampanjajookidest ja mis see kõik seal siis piirkonnas vaatamisväärsust leidub. Plus toidukultuur ka loomulikult juurde, eks? Ja toidukultuur samamoodi, et meil on alati need lõunasöögid on kaasatud programmidesse, et saaks siis juba degusteerimist ja siis sinna sobituvad lõunasöögid, et oleks selline ühine kombo toimiv. Kas ma ei mäleta, kas meie reisite trühvli seda ka programmis? Ei, trühvlid meil ei ole programmis, ei olnud. Aga see piirkonnas üldse? Nüüd, kui ma kunagi käisin seal Loori Oru piirkonna reisil, seal oli küll, seal meil õnnestus küll trühvli nii-öelda trühvli farmis käia. Aga Champagna piirkonna puhul ma ei oska nüüd öelda, kas seal on mingid selliseid trühvlifarme, jään vastuse võlgu. Aga ja meie reisidel neid ei ole ka lisatud juurde, aga jah, et just nagu tuua nagu reisijani kogu seda šampanja kultuuri ja mis need põhimajad siis meie valikus on? Eelmine aasta oli meil nii-öelda see põhimaja oligi Veuve Clicquot ja sellel aastal on siis Ruinart, mis siis, kui ma nüüd ei eksi, siis on ka 2025 üks loetud üheks paremaks šampanjamajaks. Et jah. Ja Ruinarti asemel tegelikult võib ka valida Moeti, Veuve'i või siis Tattingi. Ja no meie programmid ongi tehtud juba niimoodi, et on erinevad väiketootjad, perefirmad ja siis, et oleks vähemalt üks selline suur kuulus šampanjamaja, mida nagu kõik une pealt umbes teavad, et oleks hea ülevaade. Okei, ja siis meie see nii-öelda grupireis, mis meil paika pandud on mai alguses, eks selle, nüüd ma pakun, et kui meil see saade eetrisse läheb, siis selleks ajaks on meil see juba lukus. Aga Champagne Life'i klubi programmi müük veel kestab. Ja see reis on meil mai lõpu poole oli seal. Ja seal programmis on siis Tiina, mis majad? Ja selle me panime niimoodi kokku, et samamoodi, et on kombineeritud siis suurtest ja väikestest ja teekond hakkab siis Pariisist. Üldse Champagne'i on selles mõttes hästi tore minna, et ei pea väga palju vaeva nägema, et ta on nii Pariisi lähedal, et siis Pariisi maakond lõpeb, siis Champagne largab. Rongiga Reimsi ja oledki peaaegu kohal? Ei, meil on transfeeriga. Seal programmis ka muidu nagu muidugi, põhimõtteliselt on võimalik ka rongiga minna. Ja esimesena me liigume siis Chateau de Reis, mis on tegelikult Champagne nagu sellest tsenterpiirkonnast natuke kaugemal Pariisi pool, ta jääb mõnusalt tee peale, aga see on üks hästi ilus linn, väga toreda, näiteks seal on hästi tore üks krepikohvik, mis alati on inimestele väga meeldinud ja lähme siis Bagneeri ja Bagneer on miks ta on hea käia? Üks asi ju, mis on selline vaatamisväärsus selles piirkonnas on need koopad. Ehk siis selles piirkonnas on 100 kilomeetreid lubjakivi kaevandusi, mis siis täna on Champagne keldrid. Ja Bagneeri kelder on 12. sajandist nii, et seal on näha isegi seda kaevanduses tehtud jooniseid seintele. Ehk ta on oma olemuselt selline ajalooline ja juba nagu selles mõttes põnev. Ja teiseks, nad on väga hästi sinna keldrisse kombineerinud siis vanad tööriistad, kuidas korjati, vanad pressid, et sa saad sellise päris hea ajaloolise vaate. Täitsa muuseum kohe. Et ta on nagu selline natuke muuseum. Ja samas nad räägivad loomulikult ka tootmisest ja kogu sellest poolest ja saab siis maitsta ka. Ja siis ööbimine on Ramses, mis on ääretult ilus, väike Prantsusmaa linn, mitte nii väike muidugi, sest et kes tahab shopata, siis seal on ikkagist ka poode, isegi väike Lafayette on seal olemas. Ja siis on väike tuur seal ka.
et jällegi seal on palju ajalugu, seal on näiteks Reims katedraal, mis siis on Prantsuse kuningate kroonimise katedraal, väga hästi oluline ja püha hästi koht ja hästi, et on mida vaadata. Ja muidu seal on toredaid söögikohti, kui ennem tuli siin toidust juttu, siis kui Austritega nii on, et eestlased ütlevad, et et Prantsusmaa ja Austrid ja Champagne piirkond ja Austrid, siis tegelikult on seal suhteliselt keeruline Austreid leida, sest et nad ise väga ei söö Austreid, sellepärast, et nad ütlevad, et Austria peab olema elus ja see on seal mere ääres ja me läheme sinna sööma ja keegi ju nii kaugelt ei too ja siis on eestlased, kes toovad neid Eestisse ka, eks ju. Aga kellel ikkagist väga isu peal on, siis Reimsis saab küll. Ja ma nüüd pean ütlema, et ma seda kava nüüd nii täpselt edasi ei mäleta, aga ma räägin kohti, kuhu siis veel minnakse. Seal kavas on ka Ruinard ja Ruinard on tõesti suurtest majadest kindlasti selline koht, kuhu ma soovitan minna. Ja ühelt poolt sellepärast, et ta on hästi ilus, seal on uus maja tehtud juurde, siis selline väga kaasaegne. Seal on väga tore merch'i pood jälle, kes tahab osta asju. Ja kui sinna minna, siis tasub võtta endale aega, sellepärast, et seal on kohvik, champagne lounges. Ja mis seal on tore, on see, et nad pakuvad klaasiga kõiki oma vintage'id. Nii et ma arvan, et kui mina nüüd mais käisin, viimati oli äkki 1986, mille sa saad siis klaasiga teha lahti. Ja meil oligi niimoodi, et oli seltskond, kõik üritasid oma sünniaasta, mõne sünniaasta kahjuks enam ei olnud, aga võtsime siis järjest ja tõesti siis proovisime, testisime ja see on selline kogemus, mida sul on esiteks, Eestis neid ei müüdagi ja teine asi, mis sellega on see, et mul on endal selline lugu seal kunagi juhtunud, et palusin siis enda sünniaasta šampanja avada ja toodi klaas ära, nad väga ilusti, kuna nad keldris selle minu jaoks tõid, siis lasid mul kõik paberi võtta ära ja kõik asjad, eks ju. Ja siis hakkasid testima ja 6 testisid ja otsustasid, et see on kork. Ja nüüd on lihtsalt see nüanss, et nemad suudavad selle ära tuvastada. Mis see tähendab? Põhimõtteliselt et ta on nagu kahjustada saanud vein, et ta on korgi viga siis, eks ju. Mina ilmselt oleks ostnud selle, ma arvan, et see pudel maksis seal 700 €, ma oleks selle ostnud suure huviga siia Eestisse ja mõelnud, et näed, polnud väga hea aasta, eks ju, kuigi ma ütlen, et minu sünniaasta oli nagu väga hea šampanja aasta. Ehk et tasub võtta aega, proovida, see on selline kogemus, mida sa tegelikult ei saa nagu mujalt. Lisaks on seal väga ilus aed, saab šampanja kongi lüüa ja siuke. Aga see on pigem haruldane, et vintage'id klaasis pakutakse. Üldiselt jah, ikkagist eriti nii vanu ikka ei pakuta. Et see on seal sees ja see on üldse Ruinardi ma väga soovitan aga et mis on nagu minu meelest grupireisidega tore, on see, et mul on kahjuks päris palju inimesi, kes ütlevad, käisin, aga läksingi rongiga kohale, aga ma ei broneerinud midagi ette. Ruinardi peab broneerima ette vähemalt 2 kuud, kui sul on väga kindel aeg, võib-olla isegi 3 kuud. Kui sa lähed lihtsalt sinna kohale, sa ei saa tuurile. Kohvikus sa saad ja sa võid seal juua, aga sa selles mõttes seda nagu maja ma omal abigaasele ka kõik konjakimajad broneerisime ette ära, et ei julgenud midagi juhuse hoolde jätta. Ja, et kahjuks või õnneks või ühesõnaga, see nii on ühele grupile, nad äkki neil ongi 12 kohta seal ainult nii, et ja ega nad väga nagu massiliselt seda ei tee, eks ju. Siis selle reisi jooksul, kuna Champagne piirkonnas on 2 sellist linnakest, teine on siis Epernay, mida loetakse siis selliseks mitteametlikuks šampanja pealinnaks. Ma just tahtsin seda sama öelda, et seal on lausa isegi avenüü tehtud šampanja. Ja mis on siis kinnitamata andmetel minu teda maailma kõige kallim tänav, sest et kogu see tänav on siis keldritega kaetud ja paksult šampanjat täis. Ja seal tänaval samamoodi tasub võtta aega, sest et põhimõtteliselt eriti maikuu on nii ilus aeg. Saab käia majast majja ja tõesti klaasikaupa proovida, need klaasi hinnad võrreldes Eesti klaasi hindadega on väga mõnusad. Nagu näiteks umbes? No sa võid sealt saada ikkagist 10 € ja oleneb siis kui vintage'isse sa tahad minna, aga selles mõttes. No 10 € šampanja klaasi. Jah, on juba väga hea ja ma ütlen, sa saad proovida erinevaid asju. Lisaks seal tänaval on siis šampanja muuseum, mille pilet on minu meelest äkki 10 € või midagi sellist, ehk siis väga normaalse hinnaga, aga korruseti siis liikudes näitabki, kus see pinnas tuleb, mille peal siis šampanjat kasvatakse, miks ta nii mineraalne on, see kivim, kõik asjad, kuni liigub siis selline välja, et kuidas siis valmib see jook ja kogu see pool.
ja Epernais on ka siis Leclerc Briand, mis on selles mõttes hästi põnev maja, mida külastada, et nagu ma siin ennem ütlesin, siis nad on biodünaamiline šampanjatootja. Mis tähendab seda, et biodünaamiline lihtsustades on siis nagu mahepõllumajanduse eelkäija. Ehk siis lisaks sellele, et nad ei kasuta ühtegi kemikaali, nad jälgivad kuufaase ja kasutavad siis erinevaid mineraale ja loomasarvi ja ühesõnaga seal on terve teadus taga, mida nad siis teevad selleks, et kõlab väga keskaeglikult. Ilmselt ongi mingid väga vanad kõik need protseduurid. Ja selles mõttes, et jah, et ta on kunagi, biodünaamika ei ole nagu šampanjast tulnud, vaid ta on põllumajanduses siis kasutatav viis ja tuleb siis sellest, et sellest filosoofiast, et me võtame seda, mida loodus on valmis meile andma. Ja et me tegelikult nagu võimestame siis seda, mis siis loodus annab. Ja mis see maja on nagu põnev on see, et kui me muidu näeme klassikaliselt siis keldrites ja tootmises, siis kas siis on nagu terastangid või on siis tammevaat, siis seal on sellised munakujulised igasugused terrakotad ja erinevad materjalid, kuni siis selleni, et neil on siis ka kullatünn ehk siis šampanja, mis siis laagerdub esimeses kärmises nagu ka kullas. Kas ta siis laagerdub kuidagi teistmoodi või tuleb seal mingit erilised kindlasti see materjali mängib mingit rolli. Ma pean ütlema, kahjuks ma ei ole seda šampanjat proovinud, selle pudeli hind on 1000 eurot, seda toodetakse kuskil niimoodi 900 pudelit, kui on nagu hästi hea aasta. Tuleb väga väikselt põllult, mis ei ole mitte kunagi ühtegi kemikaali saanud. Et jah, et ma ütlen, et ma ei ole. Kõlab väga eksklusiivselt igatahes. Ja neil on ka üks šampanja, mis siis seisab siis kuskil aasta aega 80 meetri sügavusel merepõhjas. Näebki välja selline, sellega on nalja ka saanud, kuna ta on roostes ja muidu on ka põdel must, siis on ka seda juhtunud, et nad rääkisid meile lugu, kuidas viisid restorani valmis. Üldiselt on nii, et kui on üritus, viiakse päev varem valmis, et ta jõuab ilusti rahuneda. Ja siis keelner järgmine päev ütles, ma pesin need pudelid puhtaks ka, et jube mustad olid. No. et see pudel näeb juba väga efektne välja ka. Ja selle šampanja puhul on tõesti seda, me müüme ka Eestis ja ta on oluliselt mineraalsem ja see selline, sinna loomulikult ei ole läinud siis ühtegi merevee tilka, aga mingi selline nagu mere mineraalsuse touch on seal olemas ja täitsa nagu pime degusteerimisel tuvastatav. Tuleb täitsa välja. Et väga nagu põnev. Ma mõtlen korra, et mis meil seal kavas veel on. Erinevad butiikmajad on. See tasuks ka kindlasti ära mainida, et nende majade vahel liiklemine hotellidesse igale poole, et tegemist on ikkagi väikeste gruppidega ja kes mahuvad kõik ühte väiksesse minibussi ära, et hästi mõnus, ei ole mingid 20-seid gruppe, et väiksed ideaalne sõpruskonnale tegelikult on. Absoluutselt. Ja kusjuures sellega on see, et jällegi, mida inimesed tihti ütlevad, me panime ise grupi kinni, läksime või grupi kokku läksime autodega. Vaatamata sellele, et Prantsusmaal on lubatud väike promill, see tegelikult ei ole mugav. Et ma tegelikult ei soovita seda, et oluliselt lihtsam on lasta see endale ära korraldada ja nii väikse grupi puhul ei ole ka seda, et kuidagi, mida inimesed grupireisil kardavad, et ma ei tea, et mul on seal mingid inimesed, kes ma ei tea, teevad nii või naa või kolmandat moodi, eks ju. Aga et siis saavad kõik nautida ja lõpuni proovida ja ei pea mõtlema, et tema nüüd sõidab ja ta ei saa nagu osasi asju proovida, et selles mõttes kindlasti. Aga see autojuht on neil tegelikult giidiks ka, eks? Ja giid autojuht ja ongi sellise grupi puhul juba mugav, et kui sul on olemas ikkagi keegi, kes asjast nagu jagab midagi, et ta teab täpselt ja kui ongi täpselt need klaasiga šampanja maitsmised, et kui ise läheks ja ostaks mingi sellise pudeli ja maitseks, et võibki arvata, et et see vist ei ole nagu kõige parem šampanja aga võib-olla ta ongi nagu juba väga halvaks läinud või kork on vale, et on hea, kui on ikkagi ekspert olemas, kes siis aitab seda sinu eest otsustada ja ütleb, et see nüüd on nagu hea ja see on nüüd õige ja nii edasi.
ja mul tuli meelde, et loomulikult me ei saa ära unustada seda, et selle reisi jooksul külastataksegi siis eelpool juba mainitud, tänaseks on ta tuntud šampanjabänd Dom Perignoni, aga Dom Perignoni küla siis, kus asub siis klooster, kus on siis ka tema matmispaik, ehk siis tuntud munk, kes alguses saadeti šampanja piirkonda selleks, et asi korda teha nende õudsete jookidega, kus kogu aeg kork ära tuleb pealt ja mingisugune õudne mull siis midagi läheb käärima. aga kes tegelikult, kuna šampanja piirkond on päris palju ka sõja ajalooliselt siis nagu kahjustada saanud, siis ka Hautvilli küla korda tegi ja mis on siis väga armas, ilus pisike küla ja kus on ka ääretult ilus vaateplatvorm siis kogu sellele piirkonnale. Jah, ja kuna ta on tegelikult ka, ma nüüd ei oska kindlasti mitte kõige kallim, aga üks kallimaid, siis meie valikus on ka, eks ju, võimalik Dom Perignoni külastada pisut veidi kõrgema siis raha eest kui teised reisid. Aga täitsa olemas. Aga sellest ka veel, et nüüd nii see tava nii-öelda ja nii Champagne Life klubi reisid mõlemad toimuvad mais. Ja. Kas see on nagu kõige parem aeg sinna reisimiseks? Ma ise oleks mõelnud, et üldse nagu nii veini kui šampanja piirkonda, mõtlen, et võiks olla ideaalne aeg mingi sügisel, septembris, oktoobris on ja siis kui on see saagikoristusaeg, jah. Suvekuudel kindlasti ei ole kõige parem, on ju. Et kuidas sina, Tiina, kommenteerid, et mis see kõige parem aeg oleks üldse selle piirkonna külastamiseks? Ma saan aru, et Estravelil oli ka sügisel ka reise. Oli sügisel ja nüüd on kevadel. Eks need on mõlemad väga head ajad tegelikult, et raske on vist öelda, et kas nüüd kevad on parem või sügis on parem, et nad on erinevad, aga mõlemad on väga head ajad külastamiseks. Mina arvan ka, et need on nagu parimad ajad mõlemad, nad on hästi erinevad oma juba sellise atmosfääri mõttes, et kevadel on ikkagist selline aeg, kui loodus tärkab ja siis tehakse põllul kevadtöid, roosid õitsevad. Seal on juba roheline võib-olla, rohelisem kui meile võib-olla. Ja, sest et mina eelmine aasta oligi nii, et ma käisin aprillis, oli täiesti raagus ja läksin vist 3 nädala pärast uuesti ja oli kõik roheline, roosid olid imeilusad põldudel ja sügisel on jälle teistmoodi. Seal on nagu kuidagi niuke melanhoolne võlu võib-olla natukene sellel sügisesel nagu. Ja seal eks sügisel on see, et sel ajal, kui on saagikorjamise aeg, see on ühe põllu puhul siis 2 nädalat, mis tähendab piirkonna mõttes kuskil 6, sest et see sõltub siis, et kogu piirkond vaatamata sellele, kui väike ta on, ei korja ühel ajal, aga saagi korjamiseks tuleb sinna kuskil 20 000 lisatööjõudu, siis juba see loob sellise hoopis teistsuguse, et põldude ääres on näha töölisi, seal on, nad ööbivad siis matkabussides ja kämpingutes, et see teine asi, marju saab süüa, et mis on ka, mida ma inimestele ütlen, et viisakalt põldude vahel jalutada võib alati ja see, kui keegi seal võtab paar marjakest, ei juhtu ka midagi, et kas see mari üldse on nagu, ta ju ei sarnane kuidagi söögimarjal, mis me muidu teame, eks ju poes viinamari, mis on söömiseks mõeldud. Ja ta on oluliselt parem. On, jah? Sellepärast, et kas ta ei ole hapu? No see natuke oleneb lihtsalt sellest, et mis sort, et Chardonnay ja mari lihtsalt juba oma olemuselt on oluliselt selline nagu roheline viinamari võib-olla nagu ka söömise mõttes ja Pinot Noir või Meunier näiteks, ta juba ka šampanja ise nendest marjadest on oluliselt mitmekülgsem, aga eks sellega on ju see ka, et see müüt, mida mina olen ka kuulnud, et veini viinamari pole hea söömiseks. Jah, on veini viinamari, mis ei ole head söömiseks, aga šampanja piirkonna marjad on väga head ja lihtsalt seal on oluline vahe ilmselt, ma arvan sellel juhul, et ükskõik millist puuvilja me lähme sööma, võttes ta otse põllult versus see, et ta on meile siia tulnud mingite erinevate logistikatega ja säilitustega, et juba see vahe. Need on väga erinevad marjad, et need, mis meil poes on aretatud suured nagu apelsinid, et hoopis teised kui need, mis on põldudel kasvavad, et väiksemad sellised ja pisemad ja hoopis teised. Head.
tahtsin küsida veel seda ka üle, et põgusalt sa juba nagu programmi veidi läbi käisid ja et kus siis käiakse. Mis seal nagu veel peale nagu šampanjamajade üldse teha ja vaadata on? Lisaks sellele šampanjale hästi palju on seal ka ikkagi selliseid vabas õhus liikumisvõimalusi, no näiteks kas rattaga või on hästi palju nüüd kasutatakse näiteks elektrirattaga sõitmist Viinamarja istanduste vahel, mis on nagu väga selline mõnus ja, aktiviteet. Ma just kuskilt lugesin ka, et mingid matkarajad tehtud täiesti nagu Viinamarja põldude vahel. Sest need kõik need külad ja need maapiirkonnad on hästi maalilised ja seal vabas õhus liikuda, see on juba elamus oma ette ja meie programmis nüüd sel aastal ka, mis me lisasime juurde, on väike selline jõekruis sellisel retropaadikesega, kuhu tõesti siis mahubki ala seal ainult 6 inimest. Et natuke sellist vintage vibe'i juurde lisada, et no tegevusi on. Jah, et seal on nagu looduslikult väga kaunis ja kusjuures jällegi, et tundub väike piirkond, aga ta on nagu eriilmeline. Kindlasti soovitan minna põldude vahele ja on olemas selline hotell nagu Loisium, mis asub lihtsalt väga ilusas kohas ja kui sinna kas või minna parkida ja sealt jalutada, siis see on nagu väga maagiline ja juba sinna sõita on väga ilus. Ühte muuseumit ma nimetasin, siis on mis küll ikkagi läheb šampanja kultuuriga kokku, aga Pressorio, mis on selline kaasaegne, võib-olla selline elamuskeskus, mis siis samamoodi näitab siis sellist, ta on nagu selline kaasaegne muuseum võib-olla ja näitab siis seda šampanja teekonda ja väga põnevalt näiteks ka seda võrdlust, et mis vahe on suurel ja väiksel majal siis, et kas või meetodite või kogu selle poole pealt. Aga mingid toiduelamusi, sellest me juba siin rääkisime, et trühvlist väga ei ole teada, et seal, mis šampanja kõrval üldse nagu juustu tehakse seal, saab kuskil käia juustu mekkimas. Ja toiduelamus kindlasti on see, mida üldse prantslased lihtsalt oskavad üleüldiselt jah, eks võid ükskõik millise väiksesse restorani astuda ja suure tõenäosusega saad seal nagu väga hea söögikogemus. Ja selles piirkonnas lihtsalt on eriga see, et sa saad paksu šampanja listi ja siis sa võid seal igasuguseid asju endale tellida. Seal on vist piirkonnas ka päris palju Michelini restorane. Ikka leidub jaa, aga samas jälle ma ütlen, et meil on olnud üks reis, kus me käisime iga õhtu Tärniga restoranis ja ma pean ütlema, et tegelikult on seal ka ilma Tärnita väga ägedaid kohti. Lihtsalt see, et mida süüakse, et jah, et võib-olla mereandidega seal on keeruline. Meri on kaugel. Meri on kaugel ja see ei ole neile nagu omane. Et tegelikult ega nad ise ütlevad, et šampanja kõrvale võib vabalt kartulikrõpsu süüa ja ei pea olema kaaviar või midagi muud. No pöhvi nad teevad väga hästi, sest et ja eks šampanjaga on see, et kuna ta on suhteliselt happeline, siis võib-olla see nagu rasvane toit ja tugevam toit on sinna hea ja ega ma soovitan reisi mõttes ka, et tasub süüa, et siis on ka elamuse rohkem võimalik nautida. Aga Prantsuse toidukultuur ise on juba nii kõrgel tasemel, et kindlasti leiab väga paljudest kohtadest ei peagi olema päris Tärniga söögikohad, aga kindlasti oleks äge ka mingist kursusest osa võtta väikse grupiga, teete koos mingit ägedat prantsuse ja muidugi krepid on ju väga prantsuse teema, et ja ma ütlen, et seal Chateau de Riz, kus siis Paniere asub, on üks hästi tore krepikoht, mis võib-olla on, see on nagu väga subjektiivne, aga minu arvamus, et Avenue de Champagne'il seal on minu meelest toiduelamusel veidi selline turistlilik. Ma just tahtsin öelda, et ilmselt veits turistikas on. Ja, aga Epernais hästi lihtsalt jääb meelde, on Why Not, on üks restoran, mis imehead pöhvi, no ühesõnaga ma isegi tegelikult ei tea, mida nad oleks kuidagi meil kehvasti teinud, aga samas jälle tasub ette broneerida, sest et olen jäänud ka ilma, eks ju. Ja üldse seal Epernais minna nagu vanalinna poole tänavate vahel on väga toredaid kohti, et võib-olla Avenue de Champagne lihtsalt ei ole söögi mõttes otseselt see koht, kust nad pakuvad, aga võib-olla jah, leiab paremaid kohti ka. Kas üldiselt see piirkond on selline turistide rohke või ta on mingitel teatud perioodidel turistide rohkem, oskad sa öelda? Oled sa sattunud sinna kunagi, et nagu niimoodi, et sul nagu jube palju turiste ümberringi? Mulle tundub, et seal lihtsalt käivad sellised turistid, kes ei jää nii palju silma. Ma just kujutan ette, et mingid ameeriklased tulevad
ma tulen nüüd siia Moetti jooma, ma olen nagu. Võib-olla seal käivad rohkem šampanjahuvilised šampanjahuvilised turistid, et käiakse võib-olla päevareisil kähku läbi Pariisist kindlasti päris tihti korraldatakse neid päevareise, et ja see kindlasti on nii, et Reims oma suurte majadega on oluliselt rohkem sellist lihtsalt turisti, kes tuli Pariisist rongiga korraga. Need teevad päris palju päevareise Pariisist. Näiteks sain siin mainitud enne Pommerii maja asub täpselt Ruinaardi ja põhimõtteliselt Veuve-Licqueux vahel. Nad on tegelikult hästi lähedal jalutuskäigu kaugusel. See maja lihtsalt on väga põnev keldrite mõttes külastada, aga tuleb arvestada, et seal ei ole ühtegi sellist autentset šampanjakeldri loogikat, vaid ta on selline installatsioonidega moodsa kunstimuuseumi moodi. Mis on ka omamoodi päris äge. See on väga nagu põnev ja see, et nad on üldse seda keldrisse teinud ja kombineeritud. Ja selle majaga on nüüd küll niimoodi, et kuna seal on iseteenindus kiosk, saad pilet osta, ise keldri läbi käia, siis sinna ei ole ka vaja otseselt broneerida. Aga ta kindlasti on oluliselt turistikam, kui me toome siia kõrvale Leclerc Brianti, kuhu läheb juba inimene, kes on nad leidnud ja kes on kuidagi huvitatud kes juba rohkem. Natuke teab midagi rohkem. Sellisest eripärast, et jah. Ja. Kuulge, lähme korraks šampanja juurest veini juurde ka. Evelin, äkki lühidalt räägid, et käisid Loeri seal välis ja oled käinud ka Itaalias Emilia-Romagna piirkonnas. Kui Loeris oli suhteliselt veini reis, siis Itaalias oli pigem siuke maitsete segu, et oli nii veini kui juustu, kui sinki, kui kõike, mis Itaalia köögi juurde käib. Ja Looris oli meil pigem selline piirkonna veinide tutvustav reis ja kusjuures Loor ise on Prantsusmaal üks kõige vanemaid veinipiirkondi üldse, et mis ulatub täitsa sinna Rooma keisriaega. Ja ka Pariisist mitte nii väga kaugel ju. Kaugemal kui Champagne. Ja ta on kaugemal ja sinna, kui me seda reisi korraldasime eelmine aasta, siis sinna meil oli nüüd rongiga minekuga. Aga selles mõttes hea rong läheb. Aga Prantsusmaal on tegelikult väga äge rongiga sõita. Mina olen sõitnud ja mulle väga meeldib. Ja väga mugavalt saab otse lennujaamast minna, nii et selles mõttes on hästi lihtne on rongiliiklus Prantsusmaal. Ja mis Loori puhul hästi veel huvitav oli, et seal on väga kauneid erinevaid losse, mis keskajal sinna kuningad otsustasid ehitama hakata. Vastupidiselt Champagne piirkonnas, sest väga palju uhkeid losse ei ole. Mitte sellisel määral. Ja et see on Prantsusmaal ikkagist nagu erinev, et kõige võib-olla uhkem loss, mida Champagne'is külastatakse, on siis loss, mis täna kahjuks ei tööta, aga mis on siis Veuve-Licqueux kunagi teinud oma tütrele. Ja aga see on nagu selline väga ilus ja mäe peal, aga ja selles mõttes, et Looris on neid hästi palju erinevaid ja see üks kõige uhkem, kus sa käisid ka Sambois, ma ei oska seda hääldada nüüd, aga ta tõesti kuningate poolt on ta ehitatud ja meie mõistes. Jõe peal oli see, eks ju? No see on nüüd, see oli, selle lossi nimi nüüd oli. See oli mingi teine. Chanachot. Jällegi ma ei oska seda hääldada, aga see, mis asub jõe peal, seda loetakse nii-öelda nagu naiste lossiks. Ehk et seal lossis siis valitsesid naised ja naistele ta siis ehitati ja selline natukene väiksem, kompaktsem loss, aga Sambois on selline, meie mõistest on ikkagi hiiglaslik loss, aga nagu kuningad ehitasid seda omale siis nii-öelda nagu jahilossiks selliseks, et kus Pariisist minna siis natukene sinna maale jahti pidama. Piirkond isenest on hästi huvitav tõesti. Ja seal lisaks veinile käisite siis ka trüflifarmis, eks? Ja me käisime selle perioodil, me olime. See oli päris huvitav, sa ütlesid, et trüflihooaega ei olnud. Ei olnud, jah. Aga teil tehti selle koeraga mingi näidis. Ja trüflihooaeg tegelikult, kui me nüüd hästi mäletan, siis oli kuskil seal kas detsember, mingi sellisem. Detsembrist märtsini. Ja, mingi selline periood, ja, on see trüflihooaeg, aga ja meile tehti sellist nagu näidis jahti, kus olid ära peidetud siis trüfliõliga määritud korgid, veinikorgid ja siis koer läks ja pidi siis need üles otsima ja väga edukalt ta ikkagi need leidis ja selles mõttes oli hästi huvitav vaadata. Ja oli väga huvitav nagu õppida nende trüflite kohta, et kui palju erinevaid neid on, kuidas neid kasvatatakse, kuidas nad kasvavad, et nad on sümbioosis koos puudega, ehk et nad nagu kuidagi istutatakse nagu puudega kokku
ja siis nad siis toimetavad seal puujuurte all ja siis seal nad siis vaikselt ja mis ma siis veel teen, sain teada, et must trüffel on siis nagu soodsam, valge trüffel on kallim, sest valge trüffel on, kasvab ainult nagu metsikut, ja vist äkki Itaalias ainult. Et seda nagu ei istutata niimoodi või ei kasvatata. Ja see on siuke metsikum ja nende kilo vist või jäi sinna mitme tuhande kanti. Saite siis proovida ka trüfflit? Ei pakutud. Ei pakutud? No nii, aga kus sulle igatahes väga palju pakuti ja sa maitsta ja proovida said, oli siis Itaalias Emilia Romagna piirkonnas, jah? Just, no Itaalia ise on juba nii palju veinimaa, et sealt igast piirkonnast tuleb ikka igasugu erinevaid häid paremaid veine. Aga Emilia Romagna piirkond on millise suure linna lähedus? Bologna. Bologna, jah, okei. Et ta on võib-olla rohkem tuntud tegelikult toidukultuuri poolest, et nagu me hästi teeme mortadella Bologna vorst, see on nagu meie, äkki, kas meil oli kunagi siuke nagu Moskva vorst natukene? Niuke rõngas. Ta on selline nagu keeduvorst, aga siuksed valged need tükid nagu sees. Aga vabandust, ei kõla nagu väga. Ja no meil vanasti vist oli mingi selline Moskva vorstilaadne vorst, aga see mortadella on jah, siuke selles mõttes tegelikult väga hõrk ja maitsev vorst. Ja mis sealt veel hästi kuulsad piirkonnas on Parmigiano loomulikult, suured juustukettad ja prosciutto di Parma, jällegi väga hästi teame ja loomulikult balsamico. Ja ma ei teadnud, et see, mida meie ise siin tarbime nii-öelda igapäevaselt, et need on sellised lihtsad toidud, balsamikud, aga neid on ka hästi kvaliteetseid, ulatuvad seal isegi 12-24 aastat, et sellised nagu hästi aastakäigu balsamikud ja sellised hästi hõrgud ja mahedad, et ma ei teadnud, et neid nii kaua säilitatakse ja hoitakse ja kusjuures need ei pidanud üldsegi halvaks minema. Ehk et neid võib olla ka 30 aastat, 40 aastat, et sa võid neid ikkagi ka tarbida. No kõleb põnevalt ja tahaks loota, et peagi ka sinna kanti teeme ühe reisi, et neid maitseid ka teised osaks saaksid, eks? Emilia Romagna ise on ikka väga selles mõttes mõnus piirkond, et seal on nagu kohutavalt palju igasugu asju, mida seal on motosporti, kõik need kõige kuulsamad autofirmad, kõik tulevad sealt ühest piirkonnast nagu Ferrari, Lamborghini, Ducati motorattad, Maserati, kõik nad tulevad sealt ühest kohast. Ja muidugi see toidukultuur on sellest rikkalik. Ja no veinidest kõige kuulsam võib-olla siis on Lambrusco, mis võib-olla... üks meie lemmikuid. No ta ei ole võib-olla veinimaailmas kõige sellisem, ta on üsna tuntud, aga ta ei ole võib-olla nagu kõige hinnatum vein, et on pigem selline... kergem. Jah, siuke kerge vahepala vein, siuke punane vein kerge mulliga, aga neid on ka hästi erinevaid ja väga kõrge kvaliteediga. Kui rääkida sellest, et mitte enam võib-olla nii hinnatum, siis kas, ma ei saaks öelda, et vastab tõele, aga tegelikult juba vaikselt nagu liigub selline müüt, et Moët Chandon on nagu mitte enam nagu nii nagu hea šampanja. Et on pigem siuke, et me just alles hiljuti seltskonnas rääkisime, et kui sa nagu tahad kellegile muljet avaldada ja kinkida pudeli šampanjat, siis ära kindlasti kingi Moëti. Nõus. Selles mõttes, et me peame lihtsalt arvestama, et tegemist on suure kontserniga, kes lihtsalt toodab massšampanjat. Ja mina olen šampanjaturul öelnud kogu aeg seda, et meil on suuri vaja, sellepärast, et suurtel on raha turundada, kogu valdkonda arendada, tuua pilti, osta 007-le promo, teha pööblikööle film ja nii edasi, mis tegelikult aitab väikseid lihtsalt kaasa selleks, et inimesed šampanjast räägiksid ja prooviksid. Kui sõita šampanja maakonnas siis ühte kindlat teed pidi, siis kes hoiab silmad lahti, siis seal on Moëti tehas. See on tohutult suur, tohutute tsisternidega tehas, mis on, ma arvan, võib-olla kõige parem ilmestamaks seda, et see ei ole see šampanja, kus sul on perekondlik hing ja traditsioonid sees ja iga... Aga nad peavad ikkagi tegema selle traditsioonilisel meetodil seda, eks? Ja. Mis siis, et massi... Ja, lihtsalt no, näiteks see vahe ka, kvaliteedi vahe. Šampanja puhul, kui sa viinamäär ära korjad, siis sa võid teed esimese pressi, mis on ilmselgelt kõige parem kvaliteedi
kvaliteediga, siis teed teise pressi. Meie majad teise pressi müüvad maha suurtele. Esimesest pressist teevad enda šampanja. Et juba väga lihtne vahe, jah, Leclerc, Brianti kasvatatud viinamarjad lähevad pööblikööle, aga teine press, mis juba näitab seda, et mis selle ühe ja teise vahe on. No siis on kogu see pritsimiste teema, et kui sa tahad massi ja sul on ikkagi arvestatud, mitu miljonit pudelit sa aastas teed, siis sa ei saa arvestada sellega, et oi, et ma nüüd täna nii palju ei pritsi ja tuleb, mis tuleb, versus siis Leclerc, Briant jälle täiesti teine äärmus biodünaamilisena väga selgelt arvestab seda lihtsalt, et mida loodus pakub, eks ju. Samamoodi Hatet Sönner, kes teeb ainult vintage šampanjat ja arvestabki sellega, et kui on kehv aasta, siis tuleb aasta käiku vähem ja kui on hea aasta, siis tuleb rohkem, aga et nemad näiteks üldse reservveini ei kasuta. No ja vaat kui põnev. Mis sinu lemmik šampanja on? Seda on mult väga palju küsitud, loomulikult igal degusteerimisel keegi küsib seda, aga mul ei ole ühte lemmikut ja see kindlasti sõltub väga palju söögist, meeleolust, olukorrast. Mingitel hetkedel on see tugevam vintage, teisel hetkel jälle selline väga mineraalne ja selline võib-olla nagu easy going rohkem. Aga lihtsalt ma võib-olla tooks siia seda, et šampanja pole päris selline, et šampanja silt on peal ja brutt on ka kirjas, et siis ma saan alati ühe, et sa pead leidma selle oma, seal on väga palju nüansse, mis puudutavad viinamarju, mis puudutavad veinimeistri otsuseid, kogu seda komplekti kokku. Ja teiselt poolt ma ütleks, et need inimesed, kes on tulnud ja öelnud, et ma tegelikult eriti šampanjat ei joo, sest see ei maitse mulle, on alati meie degustatsioonilt lahkunud hoopis teise arvamusega, sest et me degustatsiooni käigus ka proovime nii palju erinevaid ja nad saavad aru, et kõigile tegelikult on see tema oma olemas, sest et neid valikuid on nii palju. Jah, nagu minagi, mõnule prantsuse veinid ei meeldi, ma räägin just stiilveinidest, siis olen õnneks ikka sattunud mõne üksiku otsa, mis mulle tõesti maitsevad, et ma ei saa nagu öelda tegelikult, et mulle ei maitse see üks kindel jook, et Evelin, kuidas sul, kas sul on nendest reisidest tekkinud mingi oma lemmik või et mida sa nagu varem arvasid, et sulle ei meeldi, ega too päris hea? Ei ole, et ikkagi igal piirkonnal on omad lemmikud ja kui sa juba oled kuskil reisil, kõik asjad maitsevad palju paremini seal reisil. Et kui sa juba proovid seal, ma võtan koju kaasa, ta kodus ei maitse pooltki nii hästi, kui ta seal reisil maitseb. et kõik asjad on reisil tunduvalt paremad ja ilusamad, et niimoodi ei saa öelda, et oleks mingi lemmik, et ikka tuleb käia erinevates kohtades, avastada erinevaid võimalusi, maitseid ja sellest tuleb hea elamus kokku. Minul on ka see nagu üldiselt nii on, aga šampanja puhul ma pean ütlema, et ikka kodus maitseb ka sama hästi. Jah, see on kohe selline jook, mis eriti kui vintage'itest rääkida, et siis on ju ka aastakümneid hiljem maitseb ikka sama hästi, et ja seal on kindlasti või pareminigi, vabandust. Jah, nendel maitsetel seal on nii palju nüansse, mis seda tegelikult mõjutab. Seesama teema, et kui külm ta on või kui soe ta on, et ta peab olema õigel temperatuuril. Ühel juhul ei tule maitsed välja, teisel juhul on ta nagu liiga alkohol. Klaas üli palju mõjutab, millisest klaasist sa jood. Mis sa ennem oled suhu pistnud, väga palju mõjutab, et jah, et selles mõttes on seal nagu mitmeid nüansse, mida tuleb arvestada, aga ma arvan jah, et kuna me degustatsioonide käigus ka pöörame nendele asjadele kõigile tähelepanu, siis tõesti on alati keegi leidnud nagu selle oma, mis siis on see nagu tema lemmik. Isegi meie, kui hiljuti siin ka tiimiga tegime vahuveini ja šampanja väikse koolituse ja maitsmisi, siis ma peaks ütlema, et ma olin täitsa üllatunud, et meil oli siis Matt ja Vööv olid valikus, et mulle see Vööv väga meeldis. Et poleks arvanud, et ma ütlen, et mulle see šampanja nagu väga meeldib. Ja mõtle, kui hästi ta veel maitseks siis, kui sa oled kuskil šampanja külas, päike paistab ja soendab, nii mõnus. Absoluutselt. Me oleme juba nüüd šampanja piirkonnale päris korraliku tutvustusringi peale teinud ja rääkinud siis pikalt sellest, et kuidas ikkagi tegelikult need maitsed, olgu see siis söök või jook, on nii suur osa reisist, mis teeb selle reisi nagu rohkemaks kui lihtsalt üks sihtkoht kaardil, eks. Ja tegelikult need sellised reisid, millest me täna ka rääkisime, eks ju, mis on keskendunud mingi toidu või joogi elamusele, nendega nagu kuidagi justkui veel eriti see aeg võtab nagu natuke sükse hoopis
hoopis teistsuguse tähenduse või tempo, et sa nagu ei jookse vaatamisväärsusel, vaid nagu istudki maha, naudid, maitsed, kuulad võib-olla seda lugu, mis sulle sinna juurde ja nagu päriselt oled nagu kohal ja sa naudid seda sihtkoha, mis tal sulle pakkuda on. Ja vaata, kui suurel määral üks reis võib inimese elu suunata, et sealt kasvab välja täiesti üks eraldi klubi. Et olge ohtlikud. Et kellel nüüd siis selle meie vestluse peale need neelud ja ikka nagu hirmsasti liikuma hakkasid, siis julgelt kutsume teid liituma või osa saama siis meie nendest šampanja või veinireisidest. Champagne Life'i siis klubi reisiga saab veel täiesti liituda ka sel ajal, kui meil saade eetrisse läheb ja see reis toimub siis 21–24 mai. Ja tegelikult, kes paneb oma seltskonna kokku, siis need reisid jäävad täiesti alles. Kui on 6-liikmeline või veel suurem grupp olemas, täiesti vabalt saame. Teeme individuaalse täiesti reisikava ja saad ise valida, kuhu tahad minna. Just, ja kui meie pakutud programm tundub liiga tihe, sest meil on tõesti ta on lühike, eks ju, 3-4 ööd. Ta on 3 ööd ja 4 pikka päeva ja need päevad on selles mõttes tõesti erinevaid külastusi täis ja annab väga põhjaliku ülevaate Šampanja piirkonnast. Kui see programm tundub esmapilgul liiga tihe, täiesti vabalt saab seda teha natukene vähem tihedamaks või pikemaks. Selles mõttes, et kohal oled pikem programm ja samaks. Ja seda muidugi, et selles mõttes saab kõike teha, on paindlik. Jah, et kellel ikka tõeline huvi on ja seltskond koos on, siis saame täiesti individuaalselt midagi kokku panna. Aga aitäh teile, Tiina ja Evelin, et te siin oma teadmisi ja kogemusi meiega jagasite ja minul hakkasid küll nüüd neilud natuke käima. Ma küll võtan selle peale lonksu vett siin. Aga kuulajatele siis aitäh kuulamast ja kohtume juba järgmises episoodis. Kuulmiseni! Reisilainele Estraveliga.